Tere! Mina olen Ketlin Reis. Ma olen kuni 2-aastaste laste unenõustaja ja 4 lapse ema. Selles videos räägin ma vastsündinu unest. Räägin, kuidas tagada turvaline magamiskeskkond, kuidas vähendada beebi nuttu, kuidas rahustada nutvat beebit ja kuidas tagada rahulikum ööuni tervele perele. Ja kõik need soovitused, mida ma täna jagan, need on selle tarbeks, kui sa tõesti tunned, et teil on mingisuguseid probleeme nutu ja uinumisega. Ehk need on soovitused, mitte range viis, kuidas sina oma beebiga toimetama peaksid. Kui teil kõik toimib, siis järelikult toimibki. Ei ole ühte õiget viisi, kuidas oma last magama panna, kus last magama panna ja mismoodi ta täpsemalt magama peaks ja nii edasi. Ehk usalda enda sisetunnet, see muutub järjest tugevamaks, mida aeg edasi. Aga siit võta kaasa ainult see, mis teid toetab. Ja eelkõige uni ei ole nagu asi, täiesti nagu eraldiseisev asi. Lisaks suure tõenäosusega te esimestel nädalatel tegelete hoopis sellega, et kuidas beebit rinnale saada. Nii et kui teil on sellega probleeme, kui lapsel on kõht tühi, siis ta ei maga ka hästi. Nii et ennekõike on oluline, et te saate toitmisega kõik sellise nagu sujuva ree peale ja vajadusel konsulteeri imetamisnõustajaga. Ning lisaks pärast sündi paar esimest nädalat võib sul olla hästi nagu selline suur meeleolu kõikumine. Ja see on hästi normaalne, aga kui pärast paar nädalat sa tunned ka, et ikkagi sa ei tunne ennast nagu enesekindlana ja kuidagi see meeleolu muutub ikkagi nagu ärevaks ja on sellised tumedad mõtted, siis jällegi otsi abi. On olemas raseduskriisi nõustajad, kes siis sind on valmis toetama, nii et perearstilt saad vajadusel saatekirja nende juurde. Nii et kui sina ennast nagu hästi ei tunne, siis see energia kandub ka beebile. Nii et ennekõike vaadake üle, kas beebi saab korralikult kõhu täis ja kas sina ise saad piisavalt palju tuge lapsele üldse pakkuda, kuidas sa ise ennast tunned. Nii, aga selles loengus, selles videos ma keskendun sellele beebi unele, mis toimub esimesel 3-4 elukuul. Ehk seda nimetatakse vastsündinujaks ja öeldakse ka, et see on 4. trimester beebile. Ehk beebid sünnivad justkui nagu enneaegsetena võrreldes suurema osa loomariigiga, kus siis nagu järeltulijad juba saavad nagu iseseisvalt hakkama, aga meie beebid on siis hästi ebaküpsed veel ja seetõttu nad vajavad ka rohkem hoolitsemist. Lisaks on nende öö ja päev täiesti sassis, nende jaoks ei ole iseenesestmõistetav, et öösel magan ja päevasel ajal teen muid asju, vaid see kujuneb aja jooksul sellel esimesel 3-4 elukuul, et pigem tegeletakse öösel magamisega ja päevasel ajal siis on sellised lühikesed unesutsakad. Ja üldse on need päevad esimesel 3-4 elukuul veel võrdlemisi kaootilised, et sa juba teaksid valmistuda selleks, et sellist etteaimatavust on sellel perioodil võrdlemisi vähe. Et isegi kui tundub, et tänane päev läks ideaalselt, loodame, et nii läheb ka edaspidi, siis järgmine päev võib olla hoopis teistsugune. Võivad olla sellised 10 kuni mitmetunnised uned ja beebid tõesti magavad tihti ja palju. Nii et nende päeva ei saa veel väga hästi kujundada. Aga kui sul on siis juba beebi kodus, et kus ta üldse võiks magada,
missugune on see turvaline magamiskeskkond. Kõigepealt ma soovitan, et see magamiskeskkond oleks võimalikult vaba üleliigsetest asjadest. Ei ole patju, ei ole tekke, ei ole voodipehmendusi, mingid kardina juurest rippuvaid nööre, mänguasju. Isegi beebipesade ääred võivad osutada beebile ohtu, kui ta nende vastu kuidagi ennast keerab. Samamoodi turvahäll ei ole sobiv koht, kus beebi võiks magada, et kui ta magab siis näiteks beebipesas või turvahällis, siis ta peaks tegelikult kogu aeg beebit nägema. Ehk siis kõige turvalisem magamiskeskkond, kui te enda juurest lapse ära panete, on täiesti selline tühi pind. Ja sedasi ta ei saa endale midagi kogemata peale tõmmata, kuhugi ennast kogemata keerata ja see on tema jaoks kõige turvalisem. Teiseks peaks pind olema võrdlemisi kõva ja sile. Et näiteks ka selline kortsuslina on, et kui beebi saab selle enda kätte, et tal on selline haaramisrefleks. Kui ta selle lina saab kätte, siis ta võib samamoodi seda endale nagu vastu nägu tõmmata. Nii et ideaalis võiks see lina olla siis kummiga, hästi korralikult madratsil ümber ja madratsis mitte liiga pehme, et jällegi kui kogematagi juhtub, et beebi ennast kõhuli keerab, et siis magamiskeskkond ei osutaks talle mingisugust ohtu, et ta saaks seal ikkagi, nagu tema hingamine oleks võimalikult vaba. Mis on veel suureks riskiteguriks, on suitsetavad vanemad. Nii et isegi kui teie peres peaks olema inimene, kes suitsetab, siis hoidke see magamistuba ja magamiskeskkond hästi suitsuvaba. Et uuringud on näidanud, et see oluliselt tõstab äkksurma riski beebidel. Nii et sellised nagu ebapuhas, hingamist raskendav keskkond, et see kõik on nagu beebile ohuks. Eesmärk ei ole sind praegu hirmutada, vaid lihtsalt oma seda teadlikkust tõsta, millega üldse arvestada beebi magamistoa planeerimisel. Nüüd, kui sa panedki beebi enda juurest siis kuhugi magama, siis beebi võiks ideaalis magada alati selili. Ja teine selline turvalisem variant on, et sa paned beebi külili magama. Ehk peamine on see, et ta tingimata ei magaks kõhuli. Kõhuli asend ei ole beebi jaoks turvaline, ta ei suuda ennast veel nii palju aidata, kui peaks mingisugune selline hingamistakistus tal olema, et selle juurest ennast ära keerata, sest ta lihtsalt ongi nii ebaküps veel. Et siis ideaalne lahendus on see, et sa paned beebi selili, et isegi kui tuleb piima välja, siis üldiselt see tuleb siit suunurgast joana välja või kui ta lähebki tagasi, siis söögitoru asetseb hingamistoru all niimoodi, et see ei takista tema hingamist. Aga kui arst on sulle soovitanud, et beebi oleks külili asendis, siis põhiline on see, et ta ei saaks ka sellest asendist kuidagi ennast kõhuli keerata. Näiteks panedki mingisuguse rätikurulli tema kõhu ja kõhu ette ja selja taha ja mitte siis on ju näo juurde, vaid just siia keha ette, et jällegi näo ees midagi ei oleks, aga välistada see, et ta saaks kuidagi kõhuli ennast keerata. Siis jälgi ka seda, et beebil ei oleks liiga kuum ega ka liiga külm. Ehk kui beebi higistab, tema pea või kukal on märg, siis see on märk, et tegelikult võiks tal kihte vähem olla. Ehk see nagu ülekuumenemine võib ka ohtu osutada lapsele. Ja miks on
liiga külm keskkond, halb on see, et jällegi lapsel võib tekkida külmatunne ja siis ta hakkab rohkem siplema ja selle siplemisega, et endale sooja tekitada, ta võib jällegi ennast kõhuli keerata, et endale sooja nagu juurde tekitada. Nii et selleks, et vältida kõhuli keeramist, võiks ka samas see keskkond olla piisavalt soe. Et selline optimaalne temperatuur on 20–22 kraadi, et see on ideaalne. Kui ta ühele või teisele poole veel kõigub, siis lihtsalt jälgige seda riietust sedasi, et beebil oleks mõnusalt soe ja samas mitte ka palav. Nüüd täiesti eraldi teemana ma tahan välja tuua koos magamise. Ehk kui te isegi ei planeeri beebiga koos magamist, et te tahaksite tegelikult, et beebi magaks oma voodis ja te ise tunnete, et te magate paremini siis, kui on beebi oma voodis, siis suure tõenäosusega tekib ikkagi olukordasid, kus te öösel beebit toites näiteks ise magama jääte ja tekib selline etteaimamatu koos magamise olukord. Ja selleks, et see koos magamise keskkond oleks ka beebile turvaline, siis jällegi kõik seesama eelnev info kehtib ka seal koos sinuga magades. Ehk kui tavaliselt sinu voodis on padjad ja tekid, siis toitmise ajal ka padi panna beebi juurest eemale. Ideaalis võiksid sa oma teki täiesti pealt endalt ära võtta, sest läbi une sa võid kogemata ikkagi selle teki niimoodi peale tõmmata, et beebi jääb sinna teki alla. Ja kui teil ongi jahedam magamiskeskkond toas, siis näiteks ise panna endale ülakehale mingid lisakihte juurde, mingisugune soe fliis näiteks, et sul ei oleks tahtmist siis läbi une teki peale tõmmata ja beebil oleks ohutu sinu kõrval magada. Samamoodi lina peaks olema hästi tihedalt ümber madratsi ja tegelikult täiskasvanud inimeste madratsid tihtipeale ei ole mõeldud beebile magamiseks, ehk need on liiga pehmed ja seetõttu soovitatakse, et välditaks beebiga koos magamist, sest seal koos pehmel madratsil magades beebi jällegi võib kogemata kas siis sinu vastu ennast keerata niimoodi, kuna sina oled ju allpool seal madratsil, madrats on pehme, sa vajud sinna allapoole ja beebi võib siis sinna auku nii-öelda vajuda, et siis see võib ohuks talle olla või kui sinu voodi on vastu seina ja siis sinna voodi ja seina vahele näiteks mingisugune vahe jääb, siis sinna võib beebi ka vajuda. Nii et nendele asjadele nagu tähelepanu pöörata, et kas teie voodi madrats on turvaline beebile magamiseks. Et näiteks lahenduseks võib olla see, et magategi kattemadratsi peal, põranda peal, et tagada see, et see magamiskeskkond oleks ikkagi võimalikult sile, selline võrdlemisi kõva, et ka koos magades oleks beebil turvaline. Ja lisaks seal voodis peaks olema nagu beebi ainult imetava ema kõrval. Ehk kui ema ei imeta või tegemist on teise lapsevanemaga, teiste pere lastega, lemmikloomadega, et siis nendega koos ei tohiks laps magada, sest nendel ei ole samasid instinkte nagu imetaval emal. Nii et sellisel juhul, kui te olete imetav ema, aga magate koos partneriga, siis võiks beebi pigem jääda sinu ja seina vahele, mitte sinu ja partneri vahele. Eks, et seda saad jällegi seda magamiskeskkonda turvalisemaks luua ja samal ajal kindlasti võiks vältida siis teiste laste voodisse kutsumisest ja ka lemmikloomade voodis magamist. Nüüd, kui teie beebi on pigem selline tundlikum, nutusem, mis on täiesti okei. Beebid on erinevad, mõni laps
võib-olla annab sulle korraks märku, et tal on mingi mure, sa juba lahendad selle ära ja ongi beebi võrdlemisi rahulolev ja mõni teine beebi ongi päriselt tundlikum. See ei tähenda, et sina midagi valesti teed, aga ma saan toetada siis teid sellega, mida sa saad omalt poolt ära teha, et ka see tundlikum beebi nutaks natukene vähem, et mis need nagu peamised nutu põhjused on. Et ennekõike on siis selleks nälg, on üleväsimus ja siis selline üldine ebamugavustunne. Nüüd selleks, et välistada nälg, siis kui beebi kasv on stabiilne, ehk siis kaalunumbrid kogu aeg kasvavad, siis suure tõenäosusega teil sellist igapäevast näljast tingitud nuttu ei esine. Et eks laps ikka annab märku, et ta on näljane näiteks nutuga, aga ei ole sellist nagu pikka nuttu ja pidevat rahulolematust. Aga kui sa ise tunned, et sa ei ole võib-olla päris kindel, siis sa võid igaks juhuks endale koju ka siis beebikaalu osta või rentida ja vajadusel ka siis imetamisnõustajaga konsulteerida. Aga selleks, et vältida üleväsimust, selleks on hea teada, kui palju und siis beebid üldse vajavad. Ja selle asemel, et jälgida mingisuguseid tundide arvu, et mitu tundi üks vastsündinud beebi ööpäevas und vajab, selle asemel ma soovitan väga jälgida ärkveloleku aegasid. Ehk vastsündinu suudab ärkvel olla korraga kuskil 60–90 minutit. Et kui sul on beebi kodus ja sa oled eriti veel esmakordse vanema puhul esimest korda alles selle beebiga toimetamas, siis 60–90 minutit läheb tegelikult väga kiiresti. Juba 30–40 minutit võib aega võtta beebi toitmine. Nii et kujutage ette, et te toidate, siis te võib-olla krooksutate ja natukene hoiatate süles ja vahetate mähet ja võib-olla tahate ka ise korraks süüa ja ise riideid vahetada ja juba ongi see ärkveloleku aeg täis saanud ja beebi tegelikult tahaks juba uuesti magama minna. Nii et väga soovitan panna endale kas või mingid meeldetuletusi, taimereid, on olemas ka sellised beebi telefoni rakendused, mis siis sulle ise märku annavad, et millal oleks aeg beebit magama panema hakata. Et mitte nagu lasta üle 90 minuti neid ärkveloleku aegasid, sest vastasel juhul sul võib olla keerulisem beebit magama saada. Võib-olla mitte sellel praegusel hetkel, aga kui ta terve päeva jooksul on kogu aeg natuke rohkem üleval, siis õhtuks võib see üleväsimus lihtsalt kuhjuda. Aga samas võib ka juhtuda, et sinu beebi hoopis magab liiga tihti. Näiteks ärkab ülesse, siis sööb ja juba jääb uuesti tukkuma, aga tukkub näiteks 10 minutit, siis sa vaatad, et aga ta magas nii vähe ja tahad teda uuesti kohe magama panna ja siis sa hakkad teda magama panema, võib-olla saad teda jälle kuskil 10 või 20 minutiks magama, jälle ta ärkab ülesse, et siis võib juhtuda, et olete selles nagu alaväsimuse tsüklis hoopis, et rinnal nagu jääb beebi väsinuks, sest piimast juba tuleb selliseid nagu und toetavaid aineid, et beebi muutubki väsinuks ja see on suur töö endal kõht täis süüa ka pudelibeebide puhul. Nii et võib juhtuda, et beebi nagu kogu aeg süües tukastab ja siis ta võtab seda unesurvet endal maha ja kui te planeerite teda siis tavapärasel ajal magama panna, siis tegelikult ta ei olegi piisavalt väsinud, et sellist korralikku und teha ja siis ta kogu aeg nagu teeb väikseid unesutsakaid. Nii et proovige last ikkagi vähemalt 60 minutit ärkvel hoida päriselt ja siis võiks unesurvega olla piisavalt tugev, et ta tahaks pikemalt magada. Ja tihtipeale beebi ei pruugigi olla nagu väsinud, kui ta
nutab, vaid lihtsalt üle stimuleeritud, et mõnikord see keskkond on tema jaoks nagu liiga palju. Et alguses, kui beebid sünnivad, siis nad näevad ainult 30 sentimeetri kaugusele, nad ei taju kõike ümbritsevat keskkonda ka nagu helide mõttes, et kui ta mingi kõva heli tööle panete, siis ta tavaliselt nagu ei reageeri sellele, või kui on mingisugune ehmatav heli, siis nad ka nagu tõesti alles sündinuna ei reageeri sellele. Aga ajapikku nende aistingud muutuvad järjest tugevamaks, nende meeled. Nii et mida rohkem ta tajuma hakkab, seda rohkem sellist välist stimulatsiooni ta saab, ja mõnikord võib juhtuda, et seda lihtsalt on tema jaoks nagu korraga liiga palju, sest ta on ju varem olnud sul sinu kõhus täiesti rahulikus keskkonnas. Nii et siis võib olla vajalik nagu selline keskkonna vahetus. Ja hea on näiteks hoida beebit hästi palju enda lähedal, enda kõhu peal, kas siis kandelinnas või siis kandekotis, et seal ta tajub sinu südamelööke, sinu häält, kõik need turvalised tema jaoks tuttavad aistingud. Et siis see ka kindlasti hoiab teda rahulikumana. Ja viimaseks siis võivad olla igasugused ebamugavustunded beebil. Et nagu ma ütlesin, ta sünnibki ebaküpsena. Ta ei tohiks tegelikult veel justkui siin välismaailmas olla, aga kuna tema aju on nii suur, et siis see lihtsalt nagu hilisem sünd võib emale ohtu osutada. Nii et beebid peavad sünnima sellisel ajal, nagu nad sünnivad. Ja meie siis omalt poolt saame hoolitseda nende eest, et isegi kui nende kehad on nii ebaküpsed, siis proovida seda nagu mugavustunnet juurde tekitada. Ehk näiteks krooksutades, et kui beebil on gaasivalud, siis tihedam krooksutamine võib abiks olla, et neid õhumulle ei tekiks sinna kõhtu nii palju. Lisaks võid teha beebile massaaži kõhule, võimelda temaga, ja sa ei pea olema selleks professionaal, võid lihtsalt internetist otsida beebimassaaži videosid, sa kindlasti leiad mingid võtted, mida oma beebi peal kasutada. Ja väga sagedasti esineb beebil ka näiteks toidu tagasiheidet, ja võib ka juhtuda, et see toidu tagasisiide on nii intensiivne, nii sage, et see lõpuks hakkab teemal nagu siin kurgus ka ebamugavust tunnet tekitama. Ja selliste kõhu ebamugavustunnete ja ka söögitaru ebamugavustunnete jaoks on väga hea kasutada beebil probiootikume. Nii et see on nagu näidanud uuringute järgi, et see vähendab tavaliselt selliseid nagu nutuhoogusid beebidel. Ja kui tavaliselt vanemad proovivad oma toitumist hästi piirata, toorest toitu vältida ja tarbivad ka ainult tatart ja mingit liha sinna kõrvale, et siis esimene asi, kui sa kahtlustad, et beebil on mingisugune toidutalumatus, ta nutab palju, kõht tõmbab krampi, kaka on roheline või veretükkidega, siis esimene asi, mida ma soovitan vältida, on lehmapiim ehk kõik lehmapiima tooted. Kui sa need välistad 2-3 nädalaks, siis sa võiksid juba märgata tulemust, et kas beebi on rahulikum. Et jällegi uuringute järgi see on selliste palju nutvate beebide puhul olnud hästi suure mõjuga, kui ema on lehmapiimavalku sisaldavaid tooteid oma menüüst ära jätnud. Aga kui sa oled proovinud juba kõike eelnevat, oled kindel, et su beebil on kõht täis, ta saab eakohase hulga ärkveloleku aega, sa oled nagu vaadanud, et tal ei oleks kuskil kõhus ebamugav, et siis
mis sa veel omalt poolt saad ära teha, kui beebi ikkagi siis nutab palju, et kuidas teda rahustada, kuidas teda ikkagi magama saada, juhul kui sa oledki näiteks selle õige hetke maha maganud ja ta on kogemata sul juba 2 tundi ärkvel olnud, et mis siis teha. Kuna see need esimesed 3-4 elukood on justkui nagu 4. trimester, siis on hea luua beebile võimalikult sarnane keskkond, nagu tal oli ema üsas. Ja selleks on 5 meetodit. Et kõigepealt ongi kanda teda hästi palju või siis sisse mähkida, ehk siis luua talle selline turvaline, kaitstud, selline nagu pesas olemise tunne. Sa võidki kas kandelinnas kanda, kõhukotis kanda või siis, kui sul ei ole võimalik nii palju beebit süles hoida, kas pärast keisrilõiget või on mingid muud vaevused, kus beebi kandmine on liiga raske sinu jaoks, siis teda kuhugi mujale magama pannes on hea teda nagu tugevalt teki sisse mähkida. See loob ka tal selle pesatunde. Et see tingimata ei pruugi ainukese asjana kohe mõjuda, et mul on pesatunne ja ma nüüd rahunengi maha. Aga see on nagu esimene samm selleks, et need järgmised rahustamismeetodid paremini toimiksid. Siis järgmine asi, mida seal ema üsas beebid tajuvad, on selline hääl. Ja seda häält teevad siis, teeb see veri, mis meil veresoontes liigub. Ehk siis ta nagu süda pumpab niimoodi. Ja siis tuttav hääl võiski ka sinu beebit paremini rahustada, et kui sa tema kõrvast mööda niimoodi teed tugevalt, et siis see aitab tal ka maha rahustada, ta ei kuule nii palju neid ümbritsevaid helisid ja justkui nagu meditatsioon tema jaoks, et see aitab tal seda ülestimuleeritud aju maha rahustada. Siis 3. asi, mida sa saad teha, on pakkuda talle liikumist. Et sinu kõhus ka, ta õõtsus seal mõnusasti, et see samasugune õõtsuv liigutamine aitab ka nutu puhul tal paremini rahuneda. Et mida sa saad siis teha? Sa saad teda ka siis niimoodi siia enda vastu võttes, mähituna näiteks, niimoodi kussutada või siis hoida teda niimoodi enda käte peal ja luua selline nagu loksutav tunne tema peale. Et kindlasti ei tohiks nagu intensiivselt teda raputada, vaid selline hästi lühikese intervalliga luua selline liikumistunne beebis. Ja loomulikult ka kärutamine võib aidata, tihtipeale autoga sõitmine aitab. Et siis, aga jällegi on ju, et turvahällis, kui ta jääbki siis magama, et siis sa peaksid teda alati nägema. Ja 4. asi, mida sa saad omalt poolt pakkuda, on pime keskkond. Nii nagu sinu kõhus, et kui ta nüüd kõhust välja tulles hakkab järjest rohkem igasuguseid nagu enda ümber olevaid asju märkama, hakkab kaugemale nägema, siis see on tema jaoks nagu, seda infot on nii palju, et siis kui sa lood sellise hämarama või lausa pimeda keskkonna, siis see toetab tema rahunemist, et sa saad seda stimulatsiooni vähemaks jälle võtta, nagu ka selle häälega. Nii et vajadusel minegi hoopis pimedasse tuppa ja tee kõiki neid asju, on ju, mähi või pane kõhu peale, tee häält, kussuta ja siis hoia teda seal pimedas, kuni ta rahunema hakkab. Ja viimase asjana on siis imemine, mis beebisid hästi rahustab. Ja samamoodi sa võid pakkuda rinda, võid pakkuda pudelit, võid pakkuda oma puhast näppu, ehk siis ka teine lapsevanem võib selle rahustamismeetodiga sulle appi tulla. Ehk sina ei pea kogu aeg beebi juures olema ja selle nutuga hakkama saama, vaid ka partner
saab neid samu võtteid kasutada. Ja tihtipeale küsitakse ka, kas luti pakkumine on sobiv, et esimesel kuskil kuul on soovituslik mitte lutti väga palju pakkuda, et aeg-ajalt loomulikult rahustamiseks võid seda teha, aga oluline on see, et beebil siis kujuneks kindlalt välja selline korralik imemisvõte, et kuna rinna imemine ja luti imemine vajavad nagu erinevaid lihaseid, siis on eelkõige oluline, et see rinna imemisvõte saaks hästi tugevalt kinnistatud ja siis võib ka seda lutti rohkem juurde pakkuda. Et kui teil imemisvõttega mingit probleemi ei ole, siis absoluutselt võite ka nende nutuhoogude puhul lutti kasutada. Ja mis on siis tavaliselt veel just nagu vastsete vanemate mureks on see, et kuidas ise rohkem und saada. Eks, et beebi magaks öösel pikemaid vahesid, kui pikad vahed on üldse realistlikud ja kuidas siis ka öösel tagada, et beebi päriselt tahaks magada. Mis sa jällegi omalt poolt ära saad teha. Et kõigepealt proovige päeva alustada alati enam-vähem samal ajal. Ehk siis nagu ma ütlesin, alguses beebidel ei olegi veel ööpäevast rütmi välja kujunenud, aga teie omalt poolt saate siis ööpäevase rütmi kujunemisele kaasa aidata samal ajal päeva alustamisega. Et siis tal tekibki selline 24 tunni nagu kujunemise tunnetus. Ehk hommikul selline 30-minutiline kõikumine on täiesti sobiv ja samal ajal siis ööunne võiks ta minna kuskil 12-14 tundi pärast hommikul ärkamist. Ehk see ööuni ei tohiks ka liiga pikk olla, üle 12 tunni. Et oletame, et beebi ärkab hommikul kell 8 ülesse, siis õhtul kell 7 teda magama panna on natukene veel liiga vara ööuneks. Sest kui tal on ka liiga pikk ööuni, siis suure tõenäosusega tekib sinna öösse mingisugune ärkveloleku aken, sest beebi lihtsalt ei suuda nii palju järjest magada, ta ei vaja nii palju und korraga. Kui ta magab teil ilusti 13 tundi järjest, absoluutselt ei ole jälle mingisugust muret, ei pea mitte midagi teistmoodi tegema. Aga juhul, kui beebi püsib öösel ärkvel, siis hoidke sellist 12-tunnist ööund. Mõni vastsündinud beebi saab hakkama ka 10-tunnise ööunega, nii et kell 8 hommikul ärgates võibki ta isegi kell 10 õhtul magama minna. Nii et see on täitsa sobiv aeg tema jaoks. Teise asjana, mis sa teha saad, et beebi tahaks pigem öösel magada, on see, et ära lase päeval ühtegi und magada rohkem kui 2 tundi järjest. Et pigem nagu proovi teda leebelt äratada, kui beebil on nagu harjumus päeval väga pikalt magada, siis pigem hoidke teda valges keskkonnas, hoidke sellises natukene nagu mürarikkamas keskkonnas, et toetada tema loomulikku ülesärkamist. Ja võite siis tasapisi niimoodi riietest lahti võtta, et jällegi aidata talle üles ärgata. Just selleks, et toetada seda, et ta pigem öösel tahaks magada, et need öö ja päev tal väga sassi ei läheks ja ainult päeval ei tegeleks magamisega ja öösel ärkvel olemisega. Ja samamoodi selleks, et beebi öösel ajal liiga tihti süüa ei tahaks, on oluline päevasel ajal pakkuda talle kindlasti kuskil 3 tunni tagant süüa. Et maksimaalselt 3,5 tundi, aga kui need söömisvahed väga pikaks venivad päevasel ajal, siis on suurem tõenäosus, et ta tahab süüa hoopis öösel tihedamalt. Ehk päeval võiksid need kuskil 3-tunnised söömisvahed olla ja öösel, juhul kui teie beebi on juba oma sünnikaalu taastanud, ehk siis alguses nad pärast sünnitust natukene võtavad kaalust alla, aga kui teil see sünnikaal, mis teil oli sündides, see on juba tagasi saadud ja üldiselt kaal tõuseb ilusti,
siis ta öösel beebit enam äratama ei pea. Ehk siis tavaliselt on see kuskil esimesed 2 nädalat, kus on soovituslik, et päriselt äratagegi beebi ülesse, et teda iga 3 tunni tagant toita, et saada see piima tootlikkus korralikult tööle ja beebi saaks piisavalt palju energiat. Aga kui teil juba on kaaluga kõik hästi ja kaal tõuseb edaspidi ka, siis võibki sinna öösse tekkida kuskil 5 kuni 6 tunnine söömisvahe, et sellisel juhul te ei pea beebit üles äratama. Ja pärast seda pikemat vahet võib see järgmine vahe olla selle lühem, et tavaliselt üks selline pikem vahe tekib. Et kui te lasete selle pikema vahe hoopis päevasesse aega, siis suure tõenäosusega öösel beebi ikkagi küsib 2-3 tunni tagant teil süüa. Et sedasi saate neid söömisi öösel vähemaks ja selle võrra ise rohkem und. Nüüd lisaks päevasel ajal siis jälgi ka, et beebi sööks sul ühe rinna korralikult tühjaks. Et kui ta kogu aeg nagu natukene näksib, siis ta ei söögi korralikult endal kunagi kõhtu täis. Et proovi ühte rinda pakkuda nii kaua, et see päriselt tühjaks saab, sest alguses tuleb beebil natukene lahjem piim ja ta saab sellist nagu janukustutust, aga mida tühjemaks siis rind muutub, seda rammusamat piima ta saab. Ja öösel samamoodi, et kui ta ärkabki, siis proovi korralikult kõht täis saada, et siis järgmine söömine toimuks hiljem. Nüüd, nagu ma mainisin, siis võib beebil olla ka toidu tagasiheidet, ehk siis beebidel ongi see nagu seal maos selline klapp, mis hoiab toitu maos kinni, natukene veel kehvasti reguleeruv, ehk siis ta ei püsi nii hästi neil kinni. Nii et võib juhtuda, et kui tal ongi kõht korralikult täis, siis see klapp laseb ikkagi piima tagasi. See võib tulla lausa niimoodi jugadena suust välja, aga mõnikord ta lihtsalt niimoodi natukene nagu loksub edasi-tagasi. Et juhul, kui teile tundub, et beebi rinnal magama jäädes ei jää nagu rahulikku unne, et ta hakkabki varsti uuesti nagu sahmima, et siis võib olla asi selles, et ta lihtsalt tunneb seda ebamugavustunnet, et piim tuli jälle ülesse. Et siis aitab on ju krooksutamine, et piim paremini sees püsiks, et need õhumullid piima üles ei liigutaks, aga võib ka aidata see, et näiteks magama pannes te hoiate või nagu pärast söötmist pikali pannes hoiate beebit enne kuskil 15-20 minutit püstises asendis enda peal, et see piim nagu saaks rohkem alla vajuda ja siis alles ta pikali panna, et see võib ka toetada sellist nagu rahulikumat und edaspidi. Ja jällegi taga sobiv riietus, beebil oleks liiga külm ega liiga palav. Ja see mähkimine ka on ju juba hoiab tema keha soojust, et juhul kui beebi ei maga on ju teie kõrval, ta ei saa teie keha soojust, siis on ülioluline, et tal ikkagi oleks piisav riietus, et pikki vahest magada, sest tema keha on nii väike, ta ei suudagi oma temperatuuri ise hoida. Nii et teie saate siis selle riietusega seda tagada, et juhul kui te mähite ta on ju sisse, et siis vaadata, et tal oleks nina mõnusalt soe, kõrvad mõnusalt soed ja siis kukla tagant ja pea ei oleks higised. Ja kui te seda mähkimist kasutate, mida ma väga-väga soovitan, sest beebidel on mororefleks ehk siis selline võpatamise refleks, et nad justkui nagu kukuksid ja ehmataksid selle peale. Et siis see mähkimine nagu aitab seda refleksi vähemaks võtta ja nad ei võpata ennast nii kergesti ülesse. Nii et tavaliselt, kui sellised vastsündinu beebiga vanemad minu poole pöörduvad, et siis esimene asi on tavaliselt mähkimine, see, mida ma soovitan ja see on tavaliselt andnud nagu väga häid tulemusi une parandamise osas, et beebid jäävad nagu paremini magama, sest neil on nagu lihtsam maha rahuneda, nad on pesas, lisaks mororefleks ei võpata neid kohe uuesti ülesse ja samamoodi ka öösel nad püsivad paremini soojad, nii et see
nii palju positiivset efekti on sellel sissemähkimisel. Et oluline on siis, et need käed püsiksid päriselt siin mähituna sees, et kui nad hakkavad ikkagi siit kuidagi mähituna välja paistma, siis võib ikkagi juhtuda, et käed satuvad siia suu juurde ja nagu segavad rohkem, kui aitavad magamist. Nii et jällegi tasub otsida erinevaid mähkimisvõtteid internetist, et leida siis endale see sobiv. Ja on olemas ka täitsa sellised spetsiaalsed tooted, kuhu sisse beebit siis pakkida nii-öelda. On olemas kookonid, on olemas sellised krõpsuga variandid, on olemas mähkimislinad, aga samas võite ka täitsa tavalist paikateki kasutada selleks, et oma beebit sisse mähkida. Nii et leidke endale kõige sobiv lahendus. Ja kui sa tunnedki, et sul on vaja pausi, et väsimust on väga palju kuhjunud, beebi nuttu on sinu jaoks talumatul hulgal, siis võtagi lihtsalt see paus. Vajadusel pane beebi turvalisse kohta, näiteks oma võrevoodisse korraks maha ja lihtsalt mine teise tuppa, pane uks kinni ja hinga lihtsalt natukene, et ennast maha rahustada. Vajadusel leia ka see teine inimene, kes saab sulle pausi anda. Elukaaslane, naabrinaine, ema, ämm, kes iganes sinu jaoks nagu olemas on kõige lähemal. Et siis küsigi ausalt abi, et tead, ma praegu tunnen, et ma ei suuda oma beebi jaoks rahulik olla ja talle tuge pakkuda, et kas sa saaksid korraks tunniks ajaks teda valvata. Et siis saad sina ka oma patareisid jälle laadida ja ise rahulikuks jääda, sest kui sina oled selline närviline, siis beebi tajub seda ja tal on ka oluliselt keerulisem maha rahuneda. Ja usalda, et sa oled selleks loodud. Sa oledki loodud beebi eest hoolitsema. Alguses see võib tunduda väga palju, sest beebi sünd lihtsalt ongi nii suur elumuutus. Ja usalda, et iga kord, kui beebi nutab, iga kord, kui on mingisugune raske päev, siis tegelikult see kõik annab sulle uut infot juurde, kuidas paremini oma beebi eest hoolitseda. Nii et iga päev on sinu jaoks uus õppimine ja see annab sulle nagu järgmise sammu selles suunas, et paremini oma beebit mõista ja paremini pakkuda just seda tuge, mida tema parasjagu vajab. Nii et võta siit kaasa just see, mis sind toetab ja usalda, et sina oledki parim tugi oma lapse jaoks.